Aprillikuus kutsus Ivol omavalitsused kokku ja arutas nendega, et mida peaksid tegema kohalikud omavalitsused ning ühine otsus oli, et tuleb moodustada ühistranspordikeskus. Praegu on asutajaid 11 kohalikku omavalitsust ja riik. Eelmine nädal valmistati ette asutamisleping ja 30. mail võttis Kohtla-Järve linn vastu otsuse, et osaleb ka selles mittetulundusühingus, kuigi linnatransport praegu ei kuulu sinna. Esialgselt hakkab keskus teenindama ainult olemasolevaid liine, mis on maakonna transpordina käsitletud ja on võimalik halduslepinguga anda üle ka Kohtla-Järve linnatransport, mida linnapea Ljudmila Jančiko sõnul ka kavatsetakse teha. Kui me anname selle transporti üle, siis ei ole välistatud, et me hakkame taotlema edaspidi, et meie liinid saavad olema ka maakonnaliinideks, sest meie liinid on sellised, mis läbivad mitmest omavalitsusest ja meie linn on omapärane. Oleme rääkinud Maanteeametiga, oleme rääkinud majandus- ja taritusministriga ja nad tõestavad seda, et Kohtla-Järve linna ei saa käsitleda nii nagu mingit teist omavalitsust, et meie oleme tõesti omapärased ja meie puhul peaks olema teistmoodi lahendus. Aga selleks, et me saaksime nimetada oma transpordi maakondlikuks, me peaksime lobeerima ühistranspordi seaduse muudatust. Ja see muudatus ongi selles, et milline transport peaks olema nimetatud maakonda transpordiks. Ja seda ma arvan, et me ka teeme. Linnapea arvab, et uus volikogu, mis hakkab tööle, võtab vastu otsuse algatada seaduse muudatust ja kindlasti pöörduma valitsuse ja ministri poole. Ta on kindel, et Riigikogu liige Valeri Korb võtab ka aktiivselt sellest osa ja aitab tõestada, et see on vajalik Kohtla-Järve linnale. Hetkel maksab linn 500 000 eurot omast eelarvest ühistranspordi dotatsiooni. Riigipoolne toetus on 159 000 eurot. Kui riik otsustab, et maakondlik transport saab olema tasuta, siis loomulikult me kaotame veel piletitulu ja oleme kohustatud maksma kohalikust eelarvest dotatsiooni. See on linna eelarvele väga suur koormus ja ma loodan, et see saab lahendatud, lõpetab Ljudmila Jančenko.